Nii, Kustas, no jälle kord see vana kulunud ütlus, et mängu kogu raha eest. See publik, kes saali tuli, siis sai tõenäoliselt üks mingi üle pika aega tõelise nagu nii-öelda nagu trilleri sellest mängust, et no tõesti äärmiselt tasavägine mäng ja mängitud see sai. Seekord küll õnneks võitsime me napilt võitjana, et mis need võtmekohad täna olid, et mis selle võidu siis tagasid, kuigi see oli nüüd nii napp, aga siiski võit. No eks me mingisugused muutused pidime esimesest mängust tegema, et alati võistkond, kes seerias kaotab, peab kindlasti mingeid korrektuure tegema. Ja ütleme nii, et suures pildis ma arvan, et me saime kätte nendest aspektidest selle, mis me tahtsime saada ja eks ta tagas selles mõttes edu. Mingil määral, mingitel momentidel kindlasti see ei ole nagu 100% garantii kunagi, aga ma arvan, et me suutsime vastase rütmist välja viia küll. Kas võib öelda, et äkki mingisugust efekti omas täna niimoodi sisse lülitatud maalakaitse, et ajas natukene see äkki kuidagi nagu nii-öelda TalTechi jaoks mingid skeemid sassi või? No ma arvan, et see pidi nende jaoks nagu üllatus olema selles mõttes, mille jaoks nad võib-olla ei olnud nii valmis. Ma ei oska selles mõttes nende eest küll nagu rääkida, aga oli näha, et see rütmi neile vähemalt segas küll. No 3 võiduni peetav seeria on nüüd 1-1 viigis, et näed sa ise ka, et kas on ka mingisugused murekohti, mis vajaks ilmtingimata veel sättimist, parandamist, et see esmaspäevane mäng nagu kuidagi äkki nagu vähe jõulisemalt kuidagi meie poole ära kallutada lõpuks? No kindlasti on. Selles mõttes kindlasti on neil neid asju ja kindlasti on meil neid asju. Kõva häälega ei taha neid. Ma ei tahaks, aga ütleme, millega me ikkagi, mis seda hästi on ilmestanud seda seeriat ikkagi, et me kipume neid vastastele, neid ründelaudu ära andma, mis tegelikult nagu päris valusalt maksavad kätte. Et nii nagu oli eelmises mängus pärast ründelauda olid need otsustavad momendid ja samamoodi tegelikult täna oli ka. Õnneks täna me lihtsalt oli korvpallijumal meie poolt, et me ei saanud sellest nii kõvasti kõrvetada. Aga see on kindlasti nagu üks asi, mis iseenesest ei ole nii väga taktikaline aspekt, vaid tuleb midagi muud üles leida. Aga selge, ei hoiagi siin pikemalt kinni. Esmaspäeval juba siis 3. mäng ja lähme täiega panema, ega meil siin muud üle jää. Igal juhul. Jah, aitäh sulle!